Me teeme ära kähku nagu. Nii. No jupi ju. Hommikust. No tere. Siin 2 värsket meest on. Täna oleks pidanud koju jääma tegelikult. Teine värske mees on seal, tema oli juba varakult kohal. Perge, Tanel, see pande tegid õigesti, nad jäid veel sinna, vaata. Saab rahulikult maha tagasi tulla. Käisime traagil, ühesõnaga juba reedel läksime. Jah, reedel läksime kõigepealt Harri juurde alustuseks, et tegime seal kõva 10-tunnise tööpäeva nagu ja siis läksime Kiltsile. Panime kõik valmis ja laupäeval hakkasid sõidud. Ühesõnaga kohe ei mäleta nagu, mis laupäeval oli. Üks sõit läks pekki, teine oli enam-vähem vist nagu, kolmandas läks pool telg. Aga me rääksime siin just enne sellest, et panustasime Harli pool teljele. Panustasime ja Pemmi pool telg läks hoopis seal pool nagu. Aga ega Sierra ei saanud tegelikult kohalt ära, et tal ei saanudki pool telg minna, vaata, et see lähebki siis, kui kohalt ära saad ikkagi nagu. Pühapäeval oli suht kehva. Mitu starti oli 60 jalga täitsa pekis. Ei teagi, mis seal toimus täpselt nagu, varem ei ole sellised probleemi olnud. Aga viimaseks sõiduks saime korda ja tegime ikkagi 10-9 ära lõpuks. Nüüd on korras sellega. 60 jalga ka väga hea ja kõik muud numbrid ka selles suhtes parimad, mis auto teinud on. Et kõik töötas ja sujus ja ongi. Oli lõpuks üritus, kus auto pidas nii palju vastu, et sai päriselt sõita ja sai mingi tunde ka sisse vaata. Et siis tuleb välja ka, kui natuke harjutada saad vaata. Serramees räägib ise enda kurvast staatusest nagu. No, pidamisprobleemid on nagu ikka terve aeg, et Harjutasite burnouti ja... jah, mitte midagi. Täpselt sama, et Lootused olid suured, on ju? no jah, tahtsime ju ikkagi 10-9 teha, et aga seda me ei teinud ja lähedal on jah, et uus parim ikkagi tuli, et 11-1 ja aga jah, tundub, et seal vasaku raja lõpus hakkab hüppama ka nii palju, et paremal rajal oli tunduvalt parem. Et oleks pidanud varem seda poolt ka proovima. Aga muidu auto pidas vastu ja Mis siis plaan on? Kuidas teha vaja? uusi rehve oleks võib-olla alustuseks vaja ja tagasilda võiks natukene. Need rummud võiks seal ümber ära ikkagi teha ja kõik võiks normaalselt reguleeritav olla. Treeningpäeva? Jah, testipäeva oleks vaja, et saaks järjest starte lihtsalt proovida. Erinevad rehvirõhud, vedrustust muuta ja mis iganes. Ikka maha ei saa, siis ei ole midagi teha. Jah. Aga vähemalt oli edukas, et kõik korrad jõudis koju tagasi ikkagi seekord. Kaido seda öelda küll ei saa, aga... Aga seekord jõudis. Kes Harri autost räägib? Kaido on seal rohkem ikkagi kokku puutunud. Küll Harri räägib ka, vaatan. Vaatate niikuinii tema videoid ka. Ei, jah, viimased paar päeva oli ikka juba väga hull küte, et seal oli korralik brigaad kohal ja... Eelmine video oli siis kolmapäev, neljapäev. Siis sealt oli enam näha, mis seis oli. Ja, et reedel sai ikka nagu... Ise juba läksime hommikust kohe Janno ja Sveniga sinna. Reedel oligi see, et lõpuks saime nii palju asju tehtud, et saime käima. Siis olid veel paar mingit ekstra errorid seal nagu... Küll ta nendest asjadest räägib seal enda videos võib-olla. Ja laupäeval oli transbrake test ja siis selgus, et käigukastiga on ka mingisugune probleem. Seal oli ka mingi keto fiksitud, ma sain aru, mingisugune asi eelnevate käigukasti omanike poolt, et... Laupäevast pühapäeva terve... Jah, õnneks siis ongi tuli Veljo tiimist poisid appi, kes on Powerglide'iga rohkem kodus ja seal käis väga kiirelt see asi pulkadeks ja tuvastati viga ja toodi uus tükk ja ühesõnaga hommikuks oli korras jälle. Pühapäeval sai... 2 sõitu. Esimene sõit oli väga toores, tegi mingi madala 9, oli juba enam-vähem. Teine sõit panid natuke juurde, aga ongi nii toores, et sillaseaded asjad on veel ikkagi täiesti poolikud vaata, et... Videot
piltidest on näha, ja no turbiin lohises teises sõidus ka, et ta oli tegelikult laisk ja kiirust ka ei olnud, et potentsiaali on, aga noh, 2 tõmbe kohta täiesti nagu väga toorelt on väga hästi. Jah. Noh, mitte kiirus, ET ja 60 jalga ma tahaks arvata ka nagu. aga 2 sõidu peale läksid autoga. Ja. Ei, kõik on väga hästi. Nüüd ongi vaja talvel rahulikult vigade parandused teha ja lõpuni viimistada. Tere! No tere! Alustame sama koha pealt, kus eelmine küll alustame. M1 juures. Jep. Jah. Keneka küsimus oli õhus selle kuskil. Ühesõnaga sellel mootoril üldse nii-öelda tehasest vormeli peal algselt oli Kenekas otsakaane sisse ehitatud ja kuna see oli mehaanilise pritsega, siis ühesõnaga see tegelikult ei tootnud mingit voolu. Et see on hilisem nii-öelda kellegi lahendus, miks see Kenekas üldse siia taha on viidud. Ees ilmselt on lõpuks see probleem, et sellel mootoril kõik asjad käivad hammasratas ülekandega. Et seal põhimõtteliselt ei olnudki jämedalt väga kuskilt midagi võttagi, et seda käitada. Ja nii palju pööret tehes kindlasti tekib probleem selle rihma ülekandega ka. Et sellel mootoril ja kõik asjad on ehitatud hammasratas ülekande peale käima. Ja üldiselt tehakse seda lahendust siis, kui ruumi on vähe. Ja ruum on ka kindlasti teema. Et sinna on palju lihtsam mahutada kui etteotsa seal mootoriruumis, kus on juba niikuinii kõik täiesti täis. Ja tihti on nagu üldse, kui muudel autodel tehakse kardaani pealt on suht tavaline. Eks see ongi ruum, kaalujaotus, mis iganes põhjused vastavalt sellele konkreetsele autole. Et siin nagu faktiliselt ei oska konkreetselt öelda, miks või mis, aga ilmselt kõik need mingid väiksed tegurid mängisid oma rolli ja nii ongi. Ja nüüd on meil vaja natukene rohkem amprit kui... Kõvasti rohkem. See oli mingisugune 10 amprine asi, mis seal vist oli nagu... Mingi süsteemi jaoks. Jah. Et seal väga palju ei olnud vaja midagi teha elektriga. Et nii ongi, siin toimetame jooksvalt edasi, igast väikseid asju jõuab oma kohale ja taustal tegeletakse ka mootoriga ja muude asjadega, et eks me hoiame jooksvalt kursis. Käiguest on näiteks huvitav vaata, kus ühesõnaga öeldakse, et siin on Hewlandi sisu, aga korpusel ühtegi koodi ei ole ja Hewland ütleb, et nemad ei ole seda käiguesti teinud. Et unustage ära, meilt te küll midagi teada ei saa nagu. Ühesõnaga mingid siuksed vormeli nüansid olukordadega. Mis see on? See on sensorblokk. Ühesõnaga see on see, et meil oleks mõnus kõikide andurite juhtmestusega tulla ühte kohta, et ei pea siin selle liiga paljude asjadega laiali jooksma. Et palju lihtsam on tuua voolikuga sinna see asigi vedada siin kõiki neid karvasid mööda kapotialust ringi. Et andurid on kõik mõnusalt ühes kohas, kõigiga saab mõnusalt ligi, kõigiga saab tegeleda, kui on midagi vaja teha. Mootori küljes ongi, mõned andurid on ikkagi üsna tundlikud, et selline mootor teeb kõvasti vibratsiooni ka. Et teinekord see andur lihtsalt ei kannata ära seda, mis seal mootori küljes toimub. Et seal on ilusti puksikeste peal, pehme mõnus olla ja töötab kindlasti kauem. Väikse haamriga võite toksida. Teine asi, mis mulle meeldib selle puhul on see, et sa saad mõõta erinevaid asju.
sama anduriga, sama väljendiga. ja saad seda kõrt, mis sinna külge läheb, ringi tõsta ja on mõni ühekordne info nii-öelda, mida sul oleks vaja ühe korra mõõta ja see edaspidi on alati samasugune, vaata, et selle jaoks eraldi kallist andurit külge panna, et korra see data võtta ja siis pärast tõdeda, et nii ongi. Et jah, see on ka hea selles osas. Et roolivõimul ja käiguhestil ja kõigil võiks olla nii-öelda väikesugu ülevoolu võimalus ja hingamise võimalus kuhugi, et mitte kuhugi otse ratta all, et sai tehtud, ühesõnaga ongi tuulutuspaak ka. Veider ongi see, et ennem seda ei olnudki, et mootor käis nagu kinnisesse potsikusse, et see ei kõla ka kõige tervislikumalt. Aga siin on ruum väga piiratud, et siis üritasime ta siia raami vahele kuhugi ära mahutada niimoodi, et meil kõik muud asjad ka pärast ära mahuvad. Kui hetkel tundub siin väga lage plats, siis tegelikult, kui siia lõpuks kõik asjad külge saavad, mis siia peaks külge saama, siis siin tegelikult ei ole siin üldse ruumi. Ja tuulutusel on siis peale ka hea suur filter. Jah, normaalne paneelfilter, et näeb mõnusam välja ka ja üldse on niisugune mõnus lahendus, ma arvan. Hingab hästi ja ei tekita kindlalt karterisse. Jah, mingit takistustega survet nagu. Et need peab võimalikult suur olema niikuinii. Jah. Vaata ka mootorist ka. Ühesõnaga, mootoriga siin vaikselt toimetatakse, on mingid detailid on üle mõõdetud. Ühesõnaga, oligi see, et ta sai, kunagi ta ostis kuskilt mingisuguse kompleksi alumise otsa, kus siis selgus see, et meil plokk oli katki, aga seal sees olid ikkagi originaalselt BMW siis vormeli võidusõidujupid. Et see plokk, millega see auto tuli, seal olid tegelikult kõik järelturujupid. Et kõik Bentwellid ja Kepsud ja asjad, kõik oli nii-öelda M10 tuuningjupid, siis uues plokis olid nagu originaalsed detailid. Ja siis oligi eeldus see, et äkki me saame kasutada neid originaalseid detaile, et oleks kõige võimalikult originaalne see kombo, et päris vormeli Bentwell, Keps, Kolb, kõik asjad, et need on nüüd osandatud, mõõdetud üle, kõik asjad on ilusad, tundub, et see ongi võib-olla olnud kellegi mingisugune varualumine ots äkki, et mingid asjad tunduvad täitsa uued seal sees ja et asjad on mõõdus ja tundub, et saame kasutada. Et nüüd vaikselt tegeleb, just ongi, panime esimese jupitellimusega teele, et UK-s on mingisugune ettevõte, kes on nagu kaua aega tundub tegelenud nende mootoritega. Väga abivalmid, neil on igasuguseid juppe in stock, mingid BMW Motorsport, mingid extra special, mingid saaled, värgid, ühesõnaga. Neil on ja neil on know-how'd ja ühesõnaga ja nad on valmis aitama ka, et sellest on praegu ka palju kasu olnud nagu. Ühesõnaga, nüüd saab ilmselt ongi, saab selle mootori asjaga liikuma taustal ja äkki varsti saab asja. On veel midagi? Ma ei tea. Ma ka ei tea. Küsige, jah. Ma ei õppi ka midagi. Siin on nii palju asju toimub läbi segi, et enamus asjad on kokkuvõttes tavalised, aga lihtsalt natukene ekstra. Võidusõiduvärk. Vaatame veel ringi või? Lähme vaatame. Mis asi vaadata tahad? E46, kolmas seeria. Ja Hendrik ütleb täpselt M50 mingi 2 või midagi. M54. Vaat nii. Et siin tuleb ühesõnaga käiguhesti swap ja see oli ennem SMG katkiga kusjuures. Väga tihti ei näe. Et nüüd teeme manuaaliks. SMG vist oli katki läinud või mis iganes, see on harilik projektiauto see saatus, vaata, et läheb katki, hakatakse mingit swapi tegema, siis läheb nurka vedelema, vedeleb teadmata aja kuskil nurgas ja siis me jätkame sealt, kus pooleli jäi. See auto tuli Soomest meile. Ja kui juba siis äkki pannud turbo ka. Jah, kui juba pihta hakkame kuskilt, et siis teeme kohe ühe korraga natuke rohkem. Tõsiaegu mootorit küll ei tee, teeme tagasihoidlikuma tuuni alguses, aga hiljem siis... Hiljem saab edasi vaadata alati, engine build ja sellega just ühesõnaga hakkasime otsast pihta, et siin alles hakkab. Siin on vana tuttav Nissan, siin on juba igast asju toimunud, et
Janno siin nüüd hooga mässab. Harli on tehnilise poole suures pildis vist enam-vähem heaks saanud ja valmis saanud. Et nüüd ongi juhtmetöö ja kaua enam ei ole jäänud. Varsti võiks tegelikult käivituda. Natuke veel mässata ja... Janno on mõnusat tööd teinud siin, ma vaatan. Absoluutselt. Nagu ikka. Nagu ikka. Siin ainult hea on vaadata. Mõnusalt... Originaalilaadne või selline, parem kui originaal ilmselt ikkagi tegelikult. Ja mõnusalt mootoripõhiselt veetud ja autopõhiselt, et väga mõnus. Varsti paneme käima. Ühesõnaga, et kell huvitav, kuidas Vago esimene 100 seeria, 142, P230, siis ükski asi ei ole nii lihtne, kui tõsi on. Väga Bolton ei ole, et... See üldse ei tahagi mahtuda, aga lõpuks ikka mahub. Nagu ikka, saab ikka. Et generaator tahab kõrvalistuja pool olla, siis tegelikult ta tahab ikkagi olla juhi pool ja originaalväljalaske kollektor on mahutatud seda sinna, aga selleks tuleb kõvasti haamrit anda. Isegi mitte haamri andmist päris ei piisanud, seal ikka tuleb lõigata ka. Et peaks natuke kere modifitseerima, et... Parem teeme väljalaske kollektori puhtam. Jah. Millega just Harli siin tegeleb, vaata. Varsti saab turbo külge. Tuleb selline lihtne disain, et... Algus tuleb top turboga. Jah. Originaalturboga, mis siin peal oli ja siis... Aga teeme siis arvestusega, et siia saab ka suurema panna. Kuna originaalis see bolt pattern on sama, mis T4 ja T3. Siis saab... Tulevikus saad ühesõnaga kõiki muid T3 flantsiga turboid kasutada. Et on ruumivaru jätab ilusti niimoodi. Ja nii ongi. Vaatame Volvot ka või? Just vaatasime ühte Volvot, jah. Vaatame teist Volvot. Ma sõidan sisse, kui lähme vaatame koos või? Vaatame seal. See ruumi saab sisse, siis teeme tiiru ka või? Ma ei viitsi ilma istmeta. Mõnus madrat saab maha pandud ja saan sinna külili visata. Vaata, ma olen juba ikka mingi kajutine. Henrikul on siin see veits poolik pill praegult nagu, et... Aga nüüd on maks seku. Väga peen. Poole parem kui enne. Pärast on see start-stop süsteem ka veel või midagi. Tegime närvidele. Ma olen mõelnud küll selle peale, et võiks olla. Aga nüüd on nii palju, et on enam-vähem proovida. Ja juba on saanud ringi sõita ja timmida ja meil on ikkagi kast suhtleb mootorijuhtajuga ja kõik on hästi ja Käiku ja sõidab ja... automaat ja manual mode ja kõik variandid, et... Ühesõnaga, tuleb veel seadistamata nagu lõpuni, aga ma tahaks öelda, et juba autode boks on... Ja töötab väga hästi. Ei teagi, kui heaks see veel läheb, aga seda me võib-olla varsti näeme. Et mul on küll tehtud siin praegu, kuna ma ei taha seda originaal Berdi kangid siia panna, siis mul on ajutiselt pandud rooli pealt. Ja. Kuna mul need nupud juba olid olemas, siis... Saab praegu ära kasutada. Ma saan neid nuppe kasutada selleks, et käiku vahetada ja drive'i ja reversi panna. See on kõik üle känni ühesõnaga, jah? See on kõik üle känni ja samamoodi, et originaalkang on ka üle känni. Ja. Sekul on lihtsalt see võimalus, et sa saad panna nii-öelda emuleerida seda käigukangi, siis panna ise kas siis üle känni nupu või otse... Ise valid ühesõnaga, kuidas sa teda tarbid. Ja mõnus. Loodame, et varsti saab kokku ja rohkem seadesse ja... Ma näitan, kus sõidab ka või? No näita muidugi. Juba panid käigu sisse või? Juba läks reversi vaata. See oli veel jumala hea, noh. No? Et mul ei ole enam siduriga nõkutamisi. Sulle see siduri värk ei meeldi, jah? Ma ei tea, sellel autol üldse ei tulnud välja. Vaata, praegu juba siduri lahti, vaata.
ülihea, jah. ülihea. On sul veel midagi öelda 8 HP kohta? Tegeled siin selle M50 swap kiti valmistamisega ka, jah? Jaa, soodsamat varianti. Et tahakski saada komplekti kokku, et saaks neid rida 4 pealt tulevaid 8 HP-sid ka. Et siin on nagu, hetkel on arenduses veel detailide disainimine. Aga siin on küljes juba, ühesõnaga. Jah, peaaegu ka sobisid. Teeme mõned valmis ja siis vaatame. Saab veel keegi? Väga hea, huvilisi on. Saab, võtke ühendust. Saame hakkama juba nüüd võib öelda, et töötab nii, et aga üks asi veel, mis ütleks, et ärge rutake võib-olla ostma asju. Mitte, et ma ostaks väga ise täpselt öelda, milline see õige versioon sellest on, aga tundub, et on... Natuke on veel lotot, kuna nii täpselt ei teata veel. Nii raske on tuvastada ühesõnaga, mis kast see konkreetselt on. Tundub, et see mehhatroonika võib olla erinev, ehk et see aju on natukene teine ja sinna ei pruugi saada firmware'i peale. Et selle kasti puhul praegu läks õnneks. Tellime ühe kasti veel juurde, siis saame veenduda, et mõni teine ja samasugune on ka õige firmware'iga, õige mehhatroonikaga ja kui on, siis võib juba enam-vähem kindel olla. Aga vaatame ja hoiame kursis. Jep, tunime ja siis vaatame, kui heaks ta veel saada saab. Kõik 8 HP huvilised siin tiirlevad nagu kärbsed ümber. No nii, veel siin üks tuunipill veel, millest väga palju ei räägita. Pole midagi väga rääkida, ma ei tea, Kaide sunnib siin. Audi 80. B4. Quattro. 1.8 turbo. 1.8 turbo. Legaalselt kapoti all. Stock turbo. Stock mootor, stock turbo. Ja on olnud tegelikult siin varasemalt igasuguseid muid turboid ja igasuguseid muid asju, et praegu on lihtsalt puhtalt lehelt algusest uuesti. Ühesõnaga Maxeku Race. Race, jah. Ja siin eksperimenteerib natuke seda originaalmootori, originaalturbo piiri. Ja see lihtsalt oli siin peal, vaata. Selle sai ametlikuks ka ja nüüd ma siin sõidan step by step edasi. Daily. Oled pingis ka mitu korda käinud? Eksperimenteerin siin. Jaa, aga mis jõudu pingis tegi? Mis ta bensuga tegi? 165 kilovatti mootorist tegi bensuga. See on nagu sellest orikturbost nii palju võetud, kui ta üldse andis nagu põhimõtteliselt. Jah. Siis panid natuke etanooli ka. Ja siis sain metsikud 5 kilovatti juurde. Ja siis pärast etanoolile lisaks läks siia mingisugune tüüs ja mingi balloon külge. Jah. Siis panin natuke nitrot ka juurde nagu. Sealt tuli veel mingi 30 eppa või? Jah, 25 kilovatti äkki. 25 kilovatti ja mingi peaaegu 50 või 60 väänet. Et see ongi praegu pisikese shotiga nagu ja teine shot on seal Partšokis olemas. Varsti läheb upgrade'i nagu. No vaatame. Peaks ballooni ära täitma, aga no 60 eppa on järgmine shot nagu, et see juba tundub selline nagu mis toimuma hakkab nagu. Siin peale selle mootori ja elektriosa on veel nii mõndagi tuunitud, et käigukast ei ole ka päris tavaline nagu. Käigukast on nüüd 6-käiguline. Ennem oli 01A 5-käiguline. Jah, aga ta ei ole 6-käiguline 01E. Ei, ta ei ole 01E. Aitäh! See on nüüd siis B7-alt käigukast, mis on siis midagi vähe moodsamat. 02X on selle kood siis. Mis sind viis selle valikuni? Selle valikuni viis see, et ma olin nagu nii juute, et ma ei raatsin 01E-d mingi inetu raha eest osta ja selle ei ole tegelikult väiksele mootorile head ülekanded. Suures pildis on sul kas suurt mootorit või diislit vaja, et see on normaalselt sõita sellega. Et see sobib nüüd 1.8 turbole ülekannete poolest hästi. 2.0 turbo quattro nii-öelda manuaalkast, mis siis ta on ikkagi samas augus töömaaga mootor, et need ülekanded teha, sest ta on seal nagu täpselt nii, et võiks olla. Ta on mõnus valik sellele nagu. Et 6. käiguga sai maanteel kohe 90 asemel saab 120-ga sõita ja kõik on hästi. Täiesti teine asi. Ja siin veel selle kasti swapiga seoses
oli see shifteri mingid küsimused ja siis lõpuks sellega sai ka mindud täitsa teistsugust teed kui seda originaal ma olen tegelikult ammu mõelnud nagu, et kogu aeg on mingi häda nende hoobade ja kaigastega seal ja kogu aeg on mingi kuradi ei saa käiku sisse ja 100 häda nagu. Ja siis mõtlesin, et no mis seal ikka siis, et teeks trosside peale. Prooviks vähe edevamalt lahendada seda ja siis sa võid vaadata sealt esiteks mujalt, sest esialgu ei näe väga midagi nagu. aga see lahendus nüüd on veits veel küll arendusjärgus, aga praegult on juba temaga sõidetud ja tegelikult on ju, toimib väga hästi. No mina olen rahul ja nagu. Ja see on isegi parem kui arvata võiks. Siin olles ka sõitnud igasuguste nende manuaalkastiga autodega, siis teeb kadedaks, ütleme nii, toimib väga hästi ja... Sellega nüüd see, et vaata, kui sul muidu on B4-l on veel see ka, et on shifteri jäigalt kere küljes ja kui sa näiteks seal jõuga ja mis iganes launch'id või tahad seda esimese teisele kiiresti tõmmata, siis see kast ja mootor tahes-tahtmata liigub kuskil ära ja siis tavaliselt teine käik ei taha minna nagu. Trossidega välistad kõik need probleemid ära. Unustatud nagu, pole ühtegi käiku mööda pannud. Muidugi mul ei ole mingi inetult jõudu ka, ma teen midagi rakendada seda, aga sellegi poolest. Süsteem ise tegelikult välistab selle paindumisest sõltuva või tekkiva probleemi nii-öelda. No lisaks selle tegelikult üleüldse tundub mõnus ja panin sinna selle A3 shifteri ja see on... Ta tuleb niimoodi mõnusalt rohkem rooli kõrvale ja ta on selline igatepidi on nagu nice kasutada. Saab olla rahul. Ja lisaks väikse kärega tavaliselt on 0.1 EDS-idega on see tagurpidi käigu kuredi välja regullimine nii, et teised käigud ka töötaks. On ikka mingi suurt mingi valus teema. Siis mul on nagu mingi täiesti savi, nagu murevaba lihtsalt klõkk-klõkk. Paned trossid külge ja kõik töötab juba põhimõtteliselt. Et lihtsalt siin olid kõik need trossid ja kogu see oovamajandus ja ühesõnaga see on kõik käsitöö selles suhtes. Et Janno on siin kõvasti vaeva näinud ja proovinud ja teinud ja et... Trossid sai ise lühendatud, sai uued nagu nii-öelda otsad treitud igatepidi, et saaks uuesti nii-öelda kinni pressida siis õige pikkusega nii-öelda selle kõri osa. Kõik see käiguvahetus hoovasüsteem seal kasti küljes ju... See on nullist tehtud ja siis on veel kõik on nii-öelda trossi otsad ja kõik on unipooli peale ka veel tehtud. Et ma ikkagi kaotasin seda orikplastikut ja kummi kohe nii palju ära, kui nii-öelda... Lõtkud ka võimalikult heaks nii-öelda, et ei oleks seda liiga mugavat. Ja ees siis sa saad nii-öelda nende hoopade ülekandega siis muuta või nagu mängida sellega nii-öelda, kui lühikesed sul kuhugile poole see käik on ja tundub, et out of the box sai kohe nii nagu võiks, nagu, et lühemat ei tahaks, pikemat ka ei tahaks, nagu, et olen päris rahul selle. Ei, väga mõnus on, väga mõnus on. Just. Väga hea. Iga päev auto. Jääme ootama, kuni õige mootor õige turboga tuleb. Jah. Ja rohkem nossi. Jupp on. Väga hea. Davai. Davai. 26 anos de vida normal.